Ülemiste keskus on suurim ja külastajate poolt hinnatuim kaubanduskeskus Eestis. Koostöös partneritega otsime pidevalt uusi lahendusi, kuidas vähendada oma tegevusest tulenevat keskkonnamõju. Paneme erilist rõhku kvaliteetsele sisekliimale, mis loob aluse meeldivale enesetundele. Hea näide meie tegevusest on Ülemiste keskuse ja Eesti juurtega startupi R8 Technologies koostöö, mis sai alguse 2020. aasta lõpus. Moodsates ärikinnisvarahoonetes on sisekliima tagamiseks kasutusel suured ja keerukad ventilatsiooni, kütte- ja jahutussüsteemid, mis koosnevad tuhandetest komponentidest ja kümnetest tuhandetest andmepunktidest. Klassikaliselt juhib neid süsteeme inimene, aga tänapäeval ei ole sellist mahtu võimalik enam efektiivselt hallata ilma kaasaegse juhtimissüsteemita. Meie lahenduseks on R8 digitaalne operaator, mis kasutab arvutusjõudlust, et vähendada ärikinnisvaras CO2 emissiooni. Sarnaselt isesõitvale autole on meil isejuhtiv digitaalne operaator, mis jälgib ja seadistab süsteeme tagades võimalikult mugava sisekliima võimalikult väheste kuludega. Lisaks häälestamisele otsib operaator süsteemides tehnilisi probleeme ja kõrvalekaldeid ning edastab need ülesannetena tehnilisele hooldusmeeskonnale. R8-ga koostöö ehk siis automatiseeritud kliimareguleerimine Ülemiste keskuses toob meile 3 sellist positiivset aspekti. Üks on, et keskus vähendab oma CO2 jalajälge, mida me paiskame atmosfääri. Teine on, et me hoiame kokku enda oma omanike ja rentnike rahalisi ressursse. Kolmas ja mitte vähem tähtis asi on see, et me suudame pakkuda nüüd oma külastajatele palju meeldivamat klimaatilist keskkonda keskuses, sealhulgas ka temperatuuri, sealhulgas ka hapnikusisaldust õhus. Nii et üldiselt siuke tunnetuslik olemine keskuses peaks olema inimestel ja siin töötajatel, kes veedavad vahest siin ka 12 või rohkem tundi, oluliselt nagu meeldivam kui oli enne. Meie jaoks on esmatähtis külastajate rahulolu Ülemiste keskusega. Siin graafikul on näha, kuidas juba saavutatud hea sisekliima paranes aja jooksul veelgi. See on suurepärane näide, kuidas on võimalik parandada sisekliimat ning samal ajal saavutada kokkuhoidu. Tulemused on juba praegu märkimisväärsed, kuid arvesse võttes väga lühikest aega, mille jooksul on algoritmid hoonega tutvunud, on energiakulude reaalne kokkuhoiupotentsiaal veel palju suuremgi.